Propaganda on teatavat tüüpi kommunikatsiooniliik. Totalitaarsetele ühiskondadele nagu Nõukogude Liit, Natsi-Saksamaa, Hiina Rahvavabariik, Põhja-Korea ja teised on olnud omane propaganda laialdane kasutamine ühiskonnas. Propaganda eesmärgiks on avaliku arvamuse kujundamine ja mõjutamine valitsevale režiimile vajalikus suunas. Propaganda sisaldab tihti sotsiaalkultuurilisest taustast tulenevaid inimeste tunnetele suunatud argumente. Natsionaalsotsialistliku Saksamaa rahvavalgustuse ja propaganda riigiminister Josef Goebbels kirjeldas ühes oma kõnes propagandat nii. Propaganda on inimeste võitmine selle poole, mida ma õigeks pean. Propagandat kasutatakse ka demokraatlikes ühiskondades, ent mõnevõrra erinevas vormis. Demokraatlik ühiskond kasutab riiklikku propagandat peamiselt kriisisituatsioonides, näiteks sõja ja haiguse puhangute ajal. Samas kui totalitaarne riik hoiab oma kodanikke pidevas kriisisituatsioonis, mis õigustab ka riikliku propaganda pidevat ja laialdast kasutust. Tallinna linnamuuseumi kogudes on hoiul rida Nõukogude Liidu ajast pärit propagandaplakateid. Osa neist on eesti keeles. Need on kujundanud Eesti kunstnikud ja neid on kasutatud üksnes Eesti NSV-s avaliku arvamuse mõjutamisel. Osa kogudes säilitatavast plakateist on aga niinimetatud üleliidulised plakatid, vene keeles trükised, mida on kasutatud üle terve toonase Nõukogude Liidu. Tallinna linnamuuseumis säilitatavad propagandistlikud plakatid pärinevad valdavalt 1940-ndatest kuni 1960-ndatest aastatest. Oluline teema Nõukogude propagandas on teine maailmasõda, Nõukogude terminoloogias niinimetatud suur isamaasõda. Seda teemat käsitlevad plakatid keskenduvad sellele, et innustada Nõukogude kodanikke sõda võiduka lõpuni viima. Kasutatakse mõjuvat pildikeelt ja sageli ka kõlavaid keelelisi kujundeid. Sõja järel on propagandas olulisteks teemadeks erinevad Nõukogude tähtpäevad, samuti nõukogulikud valimised, kus pidi osalema elanikkonna enamik. Majanduses oli tähtsaks teemaks 5-aastakuplaanide täitmine ja tööplaanide ületamine. Töö, ennekõike füüsilise töö ülistamisel, on totalitaarsete režiimide suhtluses oma kodanikega eriti tähtis roll. Režiimi ülistavate sõnumite kõrval jagus Nõukogude propagandas sellegi poolest ruumi ka argisematele üleskutsetele. Näiteks kutsuti üles hoidma oma raha hoiukassas, tellima ajalehti, ostma raamatuid ja muud taolist, mis on küllaltki sarnane reklaamiga tollastes demokraatlikes ühiskondades. Nõukogude propagandaplakatid on huvipakkuv materjal, mis vahendab meile Nõukogude režiimi suhtumist oma kodanikesse. Need plakatid on tihti kõrge kunstilise tasemega, kuna nende loomine tehti ülesandeks oma aja parimaile kunstnikele.